Tere, head podcasti Peavõit kuulajad! Järjekordne episood on teie ees, mina olen Janar Soo ja minu tänane külaline on mees, kelle elu spordi sees on olnud kõike muud kui sirgjooneline. Üsna noorelt oma alal kanda kinnitanud mehena tõusis ta kiiresti maailma tipu lähistele, samas kõige säravamasse tippu päriselt ju tegelikult kunagi kohale ei jõudnudki. Lisaks spordiraskustele pidi ta seisma silmitsi ka olukordadega, mida võib-olla keskmine spordiga seotud inimene üldse kunagi ei koge, olgu selleks siis tervisemured, sportlaskarjääri enneaegne lõpp või hiljem treenerina läbi elatu. Täna arutame asja koos endise suusataja või võib-olla oleks isegi õigem öelda suusasprinteri ja tänase Haanja spordikeskuse hinge Anti Saarepuuga. Tere Anti ja kõigepealt suur tänu, et leidsid aega siia Pealinna stuudiosse tulla. Tere! Väga tore, aitäh kutsumast. Ma loodan, et kõik sissejuhatus oli enam-vähem õige. Kumbaks sa ennast rohkem pead, kas suusatajaks või suusasprinteriks konkreetsemaks? Eks ma ütlen, et ma olen endine suusataja, aga kui võtta sellist sportlaskarjääri, siis võib öelda ikkagi, et suusasprinter, jah. No aga hakkame algusest peale võib-olla ja kuidas see, ma tean, et su ema oli ju, eks ole, suusatreener ja ilmselt see suusatamise juurde jõudmine asi oli päris nagu loogiline ja seal mingit sellist vastumeelseid tegutsemist ainult alguses, ma eeldan, nagu üldse ei olnud. Ega jah, tegelikult olid mõlemad vanemad suusatreenerid, et isa küll, kui mina juba hakkasin nii-öelda regulaarselt trennis käima, siis isa oli selleks ajaks treeneriameti maha pannud, aga ema on tollest ajast saati ja siiamaani siis suusatreener ja siuke ega keegi ei sundinud suusatama. Aga kui ikkagi üheaastaselt alates käisid ema-isaga koos laagrites, siis see pisik jäi sealt külge ja eks ma proovisin seal erinevaid asju, et rattasõitu ja muid asju ka, aga suusatamine oli see, mis kohe nii-öelda tõmbas ja see oli kuidagi loogiline käik. Aga kas siis hakkas nagu kohe õnnestuma ka või mis see liim oli, mis siis nagu ütlesid, et hakkas nagu kohe külge ka, et ma ei tea, lapsena ju meil eelkõige vaja ju õnnestuda, eks ole, et loomulikult oma vanemaid tahame ka rõõmsaks teha, siis see kindlasti on nagu mingi lisamotivatsioon, kui su vanemad ka alaga ikkagi tegelevad, aga eelkõige vähemalt mulle endal tundub ja kui ma enda karjäärile korvpallis mõtlen, siis ma puhtalt jäin korvpalli mängima sellepärast, et mul tuli see hästi välja. No mulle meeldis tegelikult võita, et ja see tuli kohe üsna noorest peast ja võib öelda, et mul oli nagu hästi nii-öelda õnnelik aeg selle suusatamise juurde tulla, et siis tulid just, kui mina olin selline seal 10, 11, 12, siis tulid erinevad suusasarjad juba ja siuke eesotsas hakkas ka koondise tasemel nagu tulemusi tulema ja see oli siuke üliäge nii-öelda aeg täpselt, kus siis suusatamise juurde tulla ja muidugi need noortesarjade võidud tulid üsna, ma ei tea, lihtsalt võib öelda, et kui sa ikkagi paariaastasest alates oled suusatanud ja kõik see ninapidi juures olnud, et siis see oli kuidagi võib-olla öelda, et loomulik, aga kindlasti ka siuke verega kaasa antud anne. No aga okei, kui asjad isegi õnnestuvad ja jälle meenutan enda spordikarjääri ka kossus nagu õnnestus, aga siis ikkagi sain teismeliseks ja tekkisid nagu muud huvid ka ja siis oli ikkagi ma olin üsna kohusetundlik trennimees ise, ühtegi trenni nagu ei jätnudki ilma põhjuseta kunagi vahele, aga nagu seda enda sundimist nagu trenni minna ja korvpall on selles mõttes ju lõbus, see mäng. Ma lähen sinna 10 sõbraga hullama versus suusatades teismelisena sõbrad lähevad võib-olla kohaliku Võru Konsumi taha pulli tegema ja sa võtad oma suusad, lähed seal mingit tõusu võtma. Nagu, kas see ei valmistanud raskusi või mäletad mingeid siukseid keerulisemaid hetki ka sealt teismeeast? Kusjuures ei olnud, et mul oli see teismeiga oli täpselt selline, et ma tahtsin hullult suusatada ja pigem oli see, et ma kogu aeg mõtlesin ja nihverdasin, kuidas peale 5. tundi koolist ära saada, et võimalikult ruttu trenni saada ja teinekord ka siis nii-öelda mina peale põhikooli ka ei läinud nagu sinna Otepääle nii-öelda suusatsikki või nii-öelda tänasesse Audentesesse, et mul oli kogu aeg see, et äkki saab mõnel päeval ka 2 trenni teha. Ja mina oma nädalavahetused samamoodi siis isegi kui siukseid nii-öelda
grupitrenne ei olnud, siis ma ikkagi mõne sõbraga või ka pahatihti üksi, siis ikkagi mässasid nagu seda trenni teha ja või siis maal tööd, et kogu aeg oli siuke nagu üldine siuke treenitus oli taga jah, ja seda ma nautisin täiega. Aga vahel ei olnud tunne, kui, ma ei tea, läksid esmaspäeval jälle kooli, siis sõbrad rääkisid, kui äge disko nädalavahetusel oli ja sul oli, ma ei tea, seal 500 suusakilti hoopis selle nädalavahetusega, siis ei olnud hapud tunnet suus? Ei, kusjuures ei olnud, et eks seal mõnel diskol sai ka käidud, aga pigem need on siuke, võib-olla seda juhtus jah, siuke aastas korra 2 tollel ajal, et mu fookus oli ikka täiesti suusatamine, kõik, mis telekast tuli tollel ajal, mina just jälgisin norrakaid ja mu eluaegne iidol Björn Täli, et ma olin teleka ees, võtsin laskumisasendid, jälgisin ta tehnikat, ühesõnaga kõik see, pluss siis mida tahtsid kõik nii-öelda suusarajal järgi proovida, et kuidagi see pool jah, läks võib-olla jah, teismeas mööda, et ei olnud sellist tunnet, et ma ei taha nüüd minna, et pigem oli see, et kogu aeg tahad. Okay. Aga mis sa arvad, mis see võti nagu, tänapäeval on see ju ikkagi väga suur probleem just selles teisme või ülemineku eas, on ju, täitsa lasteklassis siis ikkagi noorte inimeste sekka, võib-olla mõni juba nagu täiskasvanute klassi ja seal neid kadujaid on nagu hästi palju, sest ahvatlusi justkui on väga palju, aga sa, ütleme siis sinul väga edukalt see periood läbitud, muidugi ajad olid teised, ahvatlusi oli ka vähem, on ju. Aga mis see võti nagu täna võiks olla? Kuidas me saame nagu ära hoida seda, et meil nagu väga suur kukkumine ikkagi seal vanuses, ma ei tea, ütleme 15–18 on väga palju andekaid noori, lihtsalt kaob ära? Eks aeg on kindlasti teine, aga ma arvan, et kuidas ma ütlen, et see oleneb ikkagi väga palju sellest inimesest, indiviidist ja sellest kohast, kus ta siis kasvab ja kus ta siis nii-öelda tuleb, et ma ei tea, mina ütlengi, et mul oli kogu aeg oli väiksest peale oli, ütleme, et siht oli silmes, kuhu ma tahan jõuda, mida ma tahan teha, mida ma tahan saavutada, et aga ütleme nii, et ega jah, nii-öelda minul ka need, siis kui me räägime, et jõuame sinna juuniorite ikka, et siis hakkasid esimesed tagasilöögid tulema ja ei olnud üldse lihtne. Jõuame sinna ka, aga enne ma ikkagi tahaks seda ka küsida, et miks ikkagi sinu siis erialaks see sprint kujunes, et minu lihtsa natuke sporti teinud inimesena mõtlen, et selle pikamaa treening on lihtsalt kõvasti raskem äkki. Või vähemalt see 15 kilti sõitu täiega tundub nagu raske, kui see sprint on mingi 2 kilti, 3 kilti, et tundub, et kuidagi lihtsam. Tegelikult seal on hästi nii-öelda lihtne ja natukene isegi kurb põhjus, et ega kui mina noorena tegin nii-öelda see 14-15 aastaniga seda sprinti nagu ei olnud, siis oligi üks teatud distantsisõidud ainult ja see sprint hakkas täpselt siis tulema, kui mina jõudsin sinna, ütleme, et 16-17 olid esimesed sprindid. Ja ma tegelikult sõitsin distantsi väga kõvasti, et ma seal 16-aastaselt juba Eesti täiskasvanud Eesti meistrivõistlustel täiskasvutes 15 kilti olin 3. Olle ja Maa järel, kus oli siis, need vennad sõitsid ju olümpial ikkagi suurtele kohtadele, et see tase oli nagu tollel ajal seal ees ikkagi väga kõva, et jah, et need, ütleme, et 16-aastaselt täna meil ei ole Eestis küll ühtegi sportlast, kes saaks nii-öelda tänastele siis meie tippudele vastu on ja see tase on natuke nagu tipud ei ole enam nii kõrge. Tipud ei ole nii kõrge, et selle tegelikult tingis see, et ma 18-aastaselt, see oli siis aasta 2001 sügis, kus ma siis tundsin ennast treeningutel Põhja-Soomes kehvasti ja avastati lõpuks, et südamelihase põletik, et ja siis hakkas see kõik pihta ja siuke, ütleme, natuke jooksis siuke, iga oli ka täpselt selline, et jooksis päris hästi kokku see elukene ja kui käisid veel Tartus arsti juures ära, siis see oli doktor Maiste, kes tegeleb selle südamega hästi professionaalne, et ütles mulle, et Anti, ega ma ei tea, kas sa kunagi veel sporti teed, et seis on üsna nukker. Et ühtegi lootust sellist ei antud, et tipptasemel sporti teha ja tegelikult sealt edasi periood oli üsna keeruline.
põhimõtteliselt ma siis terve talv ei saanud midagi teha, raskusi oli 4. korrusele kõndimisega, süda puperdas, siis ma hakkasin suvel vaikselt treenima, oligi mingi 5-6 kuud oli täitsa vahele jäänud ja siis hakkasin vaikselt tegema ja tegelikult ei olnudki palju vaja, kui siis olid juba nii-öelda juunioride teine aasta, juunioride MM ja tulin seal sprindis 9. Et siis nagu oligi loogiline, et niisuguse mahuga justkui enam trenni teha ei saa, aga see lühikese asja nagu kannataks ära. On see loogika? Ja kusjuures oligi niimoodi, et tuleb tunnistada, et kuidas ma ka ei proovinud, siis ei jõudnud enam distantsi niimoodi sõita. Et see oli nagu siuke, ma küll tulin tagasi suusasporti nagu võib öelda ruttu või mitte ruttu, aga sellest ma sain tegelikult suht ruttu aru, et ega see distants nagu väga hästi enam välja ei tule, et eks ta mingid protsendid ma pidin sellest ära andma ja lõivu maksma, et sellest ka selline valik. Okei, mul on veel küsimusi selle südamelihase põletiku kohta ka, aga ma enne küsiks lihtsalt sprindi ja tavalise distantsi sõidu, nagu loomulik, et seal on nagu füüsiline erinevus, distants on pikem, eks ole, aga kas seal nagu, kas ühel või teisel mängib kuidagi rohkem rolli nagu vaimne tugevus ka, sprint on jällegi väga taktikaline, muidugi murdmaa on ka, aga sprindis seda või ma ei tea, kas seda saab taktikaks nimetada, et tegelikult peaks ju algust lõpuni nagu nii palju, kui torust tuleb. Või mingisugused need lahendused on, aga võib-olla võrdlen nende kahe ala siis niisugust just nagu vaimset treeningut või kas sinna ühele või teisele on üldse vaimset treeningut vaja ja kui suurt rolli see mängib? Ega sprint selles suhtes, võib-olla suusasprint ongi, see sprint seal juures on tegelikult võib-olla natukene vale tärmin, võiks öelda isegi, et kui me võtame suusasprindi, siis see on 1200 kuni 1600, isegi mõnel korral siis 1800 meetrit ja et finaali välja jõuda, sa pead 4 korda seda sõitma, et kokkuvõttes ta annab põhimõtteliselt distantsipäeva välja ja lõpuks on sul need seal veerandfinaalide, poolfinaalide, finaalide vahe on sul ainult veerand tundi ja sa pead uuesti panema, et kui me toome näiteks kergejõustiku näiteks, siis see on põhimõtteliselt juba keskmaa jooks ikkagi ja 1500, kui me vaatame tiitlivõistlustel või isegi nendel suurematel võistlustel, siis kergejõustiklased ei jookse seda keskmaad ühel päeval on ja rääkimata selle jooksul, et 4 korda siis 2 tunni jooksul umbes, et see on ikkagi täiesti vastupidavusala, et see sprint on siuke suusatamise mõttes sprint, aga kui me võtame üldiselt, siis ta on ikkagi täis vastupidavusala ja tõesti seal on see enda kokkuvõtmine on ikkagi hästi vajab siukest ikkagi tugevat persooni, et sinna lõpuni välja jõuda, see tõesti, kui sa niimoodi selgitad, siis on niimoodi ei mõelnudki, mul oli nagu rohkem peas lihtsalt see 1 sõit, aga 4 sõit, aga kumbad, kas sprinditreening erineb väga oluliselt, siis ütleme mingi, ma ei tea, oled distantsimees, mingi 15 kilomeetri vend, Eks ta ikkagi erineb, et kuigi see põhimaht on vaja sel aasta kokkuvõttes ära teha, et kuna ta on ikkagi vastupidavusala ja tänapäeval ka kõvad sprinterid sõidavad ka distantsi hästi, aga kindlasti on teatuid lõike või siukseid intensiivsemaid treeninguid vaja rohkem teha, just lühematel lõikudel, et seal oma spetsiifika on. Aga kui suur see taktika osa seal ikkagi on? Tegelikult ju, ma tean sportlasega, ma tahaks ju enne ütlesin ka, et lihtne loogika oleks, et paned algul gaasi põhja, paned lõpuni, aga reaalsuses ei toimi tõenäoliselt iga kord, kui sul selle taktikaga peale lähed. Et kui taktikaline ala see suusasprint võib-olla on, mis sa ütlesid, see 1,4 kuni 1,8 kilti, palju sa jõuad seal selle mõne minutiga seda taktikat teha? No taktika paneb päris palju paika tegelikult raja reljeef, et suusasprindis ongi see, et kui toome jälle näiteks kergejõustiku, seal on ju staadion, on avatud staadion, kinnised staadionid, seal ka mingi tuul mängib teatud rolli, aga ikkagi suusatamises on raja reljeef, mis paneb selle paika, et kas palju on rajal siis tõusumeetreid, kuidas see finiši sirge tuleb, kas ta tuleb kurviga, kas ta tuleb pikalt, sellest tingituna tuleb see taktika paika panna ja muidugi sa pead alati jälgima, mis teevad teised, sellest teiste nii-öelda sooritus ei ole sinu kontrolli all, aga sa pead kogu aeg selles suures mängus
iseendast kõik andma, pluss siis jah, silmad lahti, et sa kuskile karpi ei jää, et sa õigel ajal oled õiges positsioonis, et kuskilt kellegi tagant välja tulla või siis on lühike lõpusirg, et esimesena sinna finiši kurvi saada või kui on pikk laskumine, et seal teisel, kolmandal bossal ja hästi õiges kohas siis välja astuda ja muidugi minu puhul oli see, et ega mulle meeldis alati seal eespool sõita, et ma olin üks maailma kiiremaid nagu alustajaid, et ega väga palju neid nii-öelda, kui me juba räägime mees-mehe vastu sõita, siis neid sõite väga palju ei olnud, kus ma oleks teiseks või kolmandaks jäänud, ikka ma läksin esimene staadionilt välja, et siis on see, et oma positsioon ja see on alati sellest ajast saati siiamaani eespool juhtub vähem. Taga on ikkagi see, et keegi midagi kukub, lööb sulle kellegi keppeb kuhugi. Just absoluutselt, et eespool juhtub vähem, et siuke esimene, teine positsioon hoida ja siis sa oled ka selle nii-öelda rohkem on su asi su enda kontrolli all. Okay. Aga kas võib-olla su konkurentidest üldse, kuidas see, sa ütlesid, et peab teisi jälgima, kas nagu sa sõidad nendega nagu nii ikkagi suht tihti koos, sa tead neid, aga sa nagu lisaks võib-olla vaatad, tead, et okei, mul nüüd eelsõidus või kus iganes sõidus ootavad need vennad ees. Kas sa nagu mõtled enne selle peale, missuguse stiiliga nemad sõidavad, võib-olla mingil vennal on mingi hästi must võte, mida ta iga kord mingis teatud kohas kasutab või see on ikkagi niisuguse asjaga väga ei tegeleta? Ei, egas kui sa oled seal maailmakarikasarjas juba, ütleme, et mõned sõidud sõitnud, siis sa täpselt tead, millised need mehed on, kes kasutavad natukene siukest tõuklemist oli ikkagi, küünarnukid õlad olid üsna tihti nagu üksteise vastas ja siukseid kukkumisi tuli alati ette aga minu puhul oli see, et mulle meeldis tugevatega ühes sõidus olla. Et see nagu, ma ei tea, kuidagi tõmbas ennast nagu täiega käima, et mulle alati meeldis, et kui ma tahan ju lõpuks nagu võimalikult kõrgele välja jõuda, siis ei ole ju vahet, kes mul tuleb seal veerandfinaalis vastu, poolfinaalis või lõpuks siis finaalis on ju, et seal on see, et sa pead lõpuks, kui tahad võita, siis pead kõigist jagu saama, et mulle nagu see meeldis, et kui ma sain alati tugevatega ühte sõitu ja tegelikult eks ma nagu jälgin suusatamist ka täna ikkagi palju ja ma näen, kuidas tegelikult ka noorte puhul, kuna mul oma poeg ka teeb nüüd suusasprinti, siis ma käin ka tema võistlusi vaatamas, siis tegelikult ja selles sprindis siuksed, ütleme, et salakavalad, tugevad ässad pahatihti teevad seal juba stardijoonel päris paljudele liiga. See on oma vaated, ütleb nii, et mina selle sees nii pikalt olnud ja ma olen sellega nii palju kokku puutunud ja ütleme niimoodi, et tahetakse nagu kohe enne starti juba natuke ära teha. Aga nagu ma olen oma pojale öelnud, et kõik on seal joonel võrdselt, sa saad ainult keskenduda iseendale, vastas on sul kõik tugevad sportlased, kes tahavad sealt samamoodi edasi saada ja keegi näitab mingit oma võimu, siis võib-olla on see hoopis tema nõrkus, nii et ma ei tea, ma ei kartnud kedagi. Täpselt sama asja, et Heiki Nabi käis mul siin esimeses osas ja siis ma küsisin ka, et kas, mis võtta, et seal maadluses kasutatakse, kas keegi nagu trash talki ka teeb, et ütles täpselt sama asja, et siis kui keegi teeb, siis sa tead, et sa oled võitnud juba, et siis see vend on omadega hädas. Huvitav. Aga tuleme siis tagasi selle, ikkagi suhteliselt karmi nagu laksu peale 18-aastasele nagu tolleks hetkeks ikkagi oma peas ja tegelikult ka reaalsuses nagu täielik suusataja ja siis arst ütleb sulle, et sul on südamelihase põletik. Võib-olla ma enne küsin, et sa ütlesid, et sa hakkasid Soomes laagris ennast halvasti tundma, et kuidas see nagu väljendus üldse alguses? Eks ta oli, et kõigepealt olid mõned trennid tundus, et kuidagi jõle raskelt tuleb ja siis oligi, et üks lõuna ajal ikkagi niimoodi, et ei jõua õhtu trenni minna, et püsti ei saa. Ja siis treener viis kohe kohalikku sinna meetpunkti ja seal tehti esimesed südamefilmid ja vereproovid ja öeldi, et juba on midagi nagu jamasti. Ja siis lõplikud otsused muidugi juba siis tulid siin nii-öelda Eestisse Tartu Ülikooli kliinikumis. Aga siis kui nii käisid Soomes arsti juures ära, siis juba öeldi, et midagi on nagu pahasti. Ma ei tea, see on ammu aega tagasi, aga mis sa nagu mäletad nendest nagu hetkedest? Ma ise mäletan
oma vigastustest väga selgelt nagu kõige karmimaid hetki nagu mäletan ikkagi, mis mu peas toimus, kus ma olin ja mis ma mõtlesin, ma ei tea, kuidas sul on, sa mäletad seda, kui, ma ei tea, kas siis seda, kui sa seal trenni jõudnud minna, sind arsti juurde veeti või siis seda hetke, kui Tartus sulle doktor ütles, et kuule, et edasi on veits kahtlane. Eks ma mäletan neid hetki väga hästi, et ma mäletan seda voodit, kus ma siis ennast kehvasti tundsin, ma mäletan seda hetke, kus seal Soomes meetpunktis pidi ootama neid tulemusi, aga ma arvan, et see kõige karmim pauk oli ikkagi seal Tartus, kui ma istusin seal doktor Maiste vastuvõtul ja peale seda ehokardiograafiat ja siis tuli see otsus, et Anti, et ega ma ei saa sulle öelda, et sa kunagi sporti teed, et nüüd tuleb hakata ravima, rohtusid võtma, spordist paugu pealt põhimõtteliselt eemal olema, samal ajal, kus tulemused on olnud nagu väga head ja see hüpe sinna nii-öelda juunioride klassi tundus, et nagu läheb justkui hästi, sellepärast, et meil oli oma punt, kellega me olime nii-öelda tiim 2000, kellega me olime sealt 14-aastaselt saadik treeninud ja siis too sama aasta, kui mina jäin sügisel või oktoobris siis haigeks, siis Aivar Rehemaa tuli juunioride maailmameistriks siis 2002, et see oli ülivalus, see oli nagu ülivalus, et ega kõik me olime seal nii võrdsed ja seal oleks võinud ükstapuha, kes veel. Aga siit ongi võib-olla hea küsida, mida ma ka olen nagu üritanud teistelt ka küsida, et kumb siis nagu võtame kas siis vigastus või haigus, paneme nad ühte patta, aga kumb nagu sellise 18-aastase jaoks nagu hullem on, kas sa nagu mõtlesid tol hetkel selle peale ka, et kurat, et terve elu on ees, süda haige, et jama lugu on ja, või sa mõtlesid pigem selle peale, et nüüd see juunioride MM peal, et kumb nagu valus on, kas sellisest väga suurest võistlusest, millele siin lähme podcasti edasi, pärast küsin uuesti selle sama küsimuse, aga väga suureks võistluseks nagu valmistumine ja kui sellel tõmbad vigastus nagu kriipsu peale või haigus, siis kumb hullem on, kas see konkreetne haigus ise sellest taastumine või siis see tunne, et nagu see töö läks nagu pehmelt öeldes nagu perse ikkagi? Too hetk oli ikka mul see tunne, et kui ma sealt tulin, siis ma ütlesin oma emale, et ma tulen tagasi. Et mul ei olnud, eks see võttis nagu ikkagi korraks jalust nagu nõrgaks, mis doktor ütles, on ju, aga mul oli kohe see tunne, et jah, ma lähen seda teed, ma teen selle ravi läbi, aga ma tulen sporti tagasi. Ja mul oli tekkinud kordagi seda tunnet, et ma annaks nagu kuidagi alla. Jah, mul oli see, et niivõrd valus oli, et ma näiteks too talv suusavõistlusi vaatamas põhimõtteliselt ei käinud. Et see oli tõesti nagu valus, aga ma tegin kõik selleks, et sporti tagasi tulla. Kas see on mingis mõttes sellise noore mehe uljus ka, et nagu, ma ei tea, 30, sa isegi 30-ndates enam nagu sellist otsust ju tegelikult ei teinud, võib-olla siis on juba väljavaated ka natuke teistsugused, aga mingist hetkest hakkame me ikkagi natuke rohkem mõtlema sellele, et ükskõik kui lahe see asi on, millega me tegeleme, siis elu on tegelikult ju 3 korda pikem asi kui see üks karjäärikene. Et kui palju sellest, nagu sa ütlesid, et sa olid kindel, et sa tuled tagasi, kui palju see oli lihtsalt selline noore 18-aastase, pigem nagu testot täis nagu mehe selline unistus versus kui nagu teadlik sa olid mingi okei, et nüüd ma teen kõik nii nagu peab ja siis jõuan tagasi või... Ma arvan, et see ei olnud veel üldse selline kõige raskem, kui me vaatame nagu mis veel hiljem toimuma hakkab, et see ei olnud nagu nii-öelda raske asi, et ma nüüd tulen tagasi, et kui me pärast jõuame aastasse 2014 siis, või 2013, et siis on veel raskemaid otsuseid ja veel hullemaid otsused, mis reaalselt mõjutavad elu ja tervist, on ju, et see oli ikkagi selline võitlev soov, et ma iseendaga võitlen ja ma teen kõik selleks, et see tervisemure ei saaks minust jagu ega ei pärsiks siis minu unistuste täitmist. No ma mingis mõttes ka väga samastun, minu enda see vigastuste jada hakkas ju ka, ma olin 19, esimene raske põlvevigastus ja siis järgmise 4 aasta jooksul tuli 3 tükki veel. Ja ma ju ise mäletan täpselt samamoodi, ma
okei, esimene pauk algul ehmatas, aga siis juba nägid kedagi, kes andis mingisuguse positiivse tõuke ja üsna kiiresti sai selgeks, et sa tuled tagasi. Teist korda ka tulin tagasi, aga siis juba hakkas mingi perekonna asi tekkima ja siis juba et lõpuks, kui pidi otsustama, et kas minna uuele opile edasi mängida, siis juba oli kaalukausil ikkagi palju rohkem see, et mul on tegelikult elu nagu ka. Aga siis ma olingi 20 juba teises pooles. Aga noorena mõtlesin küll ka, ma isegi ei tea, kus see nagu tuleb või ma siia sõites ka mõtlesin, kuidas nagu, et mulle nagu tundub, et sinul on ka väga selline sarnane omadus nagu minul mingis mõttes ja ma mõtlesin, et kuidas täpselt seda küsimust siis sõnastada, aga mis asi see on nagu, mis sellele noorele sportlasele ja ma arvan, et see sportlane peab olema juba midagi nagu saavutatud, see ei saa päris nagu tühja koha pealt siuke asi, see tunne sisse ei tule, et nui 4 arst võib öelda nii, olla kahtlane, need sõbrad, need võivad kõik nii arvata. Aga mina ju tean, mis minu sees on. Aga meil ei ole ju tegelikult mingeid tõendeid selleks, mis meie sees on. Aga kus see nagu usk ühe noore sportlas sisse tuleb? Ma arvan, et see kõik, ma ei tea, ma arvan, et see on nagu kuskilt poolt nagu kaasa antud, et ma tean, millega nagu ma nagu pidin hiljem toime tulema, kui rasketest olukordadest läbi tulema. See lihtsalt on mingi asi, mis on mind elus läbi viinud. Et ma ei ole nagu, ma ei ole allaandja tüüp, ma olen siuke kõva eneseusuga ja ütleme nii, et mul on võime oma füüsilise piire viia nagu tegelikult sinna, kuhu ei tohiks viia. Et mul on siuke sisemine pool ja siuke tahe on nii tugev, kuigi jah, see südamelihase põletik pani kindlasti selle nagu piiri peale. Sul võib ju tahe olla, kui sa ei tohi teha midagi. Aga mis see, ma ei ole arst selles, mis see nagu, mis see siis tähendab oleks, kui sa oleks öelnud doktorile, et okei, ja läinud nagu jooksma, siis lihtsalt infarkt ja kogu muusika? No seal võib jah, ütleme, et suuremad südame siis tüsistused nagu, et mis siis jah. Ikkagi naljaasi ei ole. Absoluutselt, et naljaasi see südamelihase põletik ei ole eriti vastupidavusalal. Aga kuidas siis noor mees ikkagi, mis ütlesid, 5-6 kuud olid täitsa nagu eemal ja kuidas siis tagasi, kas sul oli kohe, ema on nagu nii treener, eks ole, ta kindlasti midagi oskas juhendada, aga ega see ei ole ka tavapärane ju olukord, ega enamik sportlasi ei tule südamelihase põletikust nagu tagasi, et see, midagi pead ju ikkagi teistmoodi tegema kui enne, et kuidas see protsess nagu hakkas ja kui kiiresti nagu, see usk oli nagunii, et sa tuled tagasi, aga kui kiiresti see nagu sinu jaoks ka nagu reaalsena hakkas nagu tunduma sellel hetkel? No pigem, okei, see iseenda usk on see, et lõpuks mina teen ju selle tehtavad asjad ja tehtava töö ära, et ma sinna järgmistele võistlustele jõuaks, aga kindlasti on ka seal see nii-öelda taustatugi taga, et mul oli ikkagi võimalus siis juba nagu järgmisel sügisel nagu juunioridega koos nagu trenni teha ja võitlesin oma koha katsevõistlustele välja ja samamoodi siis MM-ile, et seal on ka kindlasti oma kindlasti märk ja siuke tähtis roll, et sul on see taust, et sind ei visata selle pärast siis nii-öelda üle parda, et kui sa saad spordis vigastuse, et mis seal ikka, võtame uued mehed või naised asemele ja lähme edasi, et ma arvan, et seda potentsiaali ikkagi minus nähti, et ja eks ma algul pusisin üksi, aga kui tulid juba enesetunne läks piisavalt heaks, et nii-öelda teistega trenni minna, siis ma nägingi seda, et ei ole võimatu ja saab juba midagi teha. See on jah huvitav, ma lihtsalt, ma ei ole ise nagu elu ohtlikus olukorras selles mõttes olnud nagu spordi mõttes või ütleme see südamelihase põletik selles mõttes on ikkagi. Et kui keeruline siuksel ikkagi väga kõva töötahte ja töövõimega tüübil, ma eeldan, et sa pidid algul ennast kõvasti nagu tagasi hoidma. Ja kas sinu meelest on ka nii, et teha nagu sellist trenni nagu mitte 100% või natuke rohkem kui 100% on isegi nagu keerulisem, vähemalt nagu vaimselt. Kui sa oled harjunud ju tõenäoliselt nende suusataja eriti suurte mahtude ja asjadega ja mina korvpalluri ka, ma teadsin, et tuleb raske trenn, ma tean, see kestab nii palju, ma lähen teen selle ära, aga teinekord lähed, sa ei tea, mis ette tuleb ja siis tuleb mingi siuke huina-muina toimetamine seal, et ei lähe nagu nahki mõnikord nagu higiseks ja siis mõtled, et mida ma siin siis ikka teen, et see on nagu, minu jaoks oli see nagu palju keerulisem kannatada.
Eks seal oli täpselt see, et natuke tuli lõivu maksta, oligi see, et maht ei saanud väga suureks ajada, aga need treeningud, mis siis oli võimalik teha, tuli teha hästi kvaliteetselt. Ja ma arvan, et nii-öelda mingis mõttes see tasa ja targu alustamine, et ja siuke pidev kontroll, et õnneks oli see tugi ka alati olemas, et ma ikkagi iga 1,5 kuu tagant käisin siis nii-öelda koormustestil ja vaadati kõik üle ja näha oli, et noh, nii-öelda asjad lähevad paremaks ja anti nii-öelda luba ka nii-öelda ikkagi siis võistlema hakata, et ma päris niimoodi, et ma nüüd arstide juures ei käi ja lähen ja lihtsalt purustan, et seda ei olnud, et lõpuks ma ikkagi see lähenemine oli täpselt selline, et ma sain selle loa ja siis läks juba, ütleme niimoodi, et üsna... Kui arst ütleb okei, siis paned täiega. Üsna reipalt nagu edasi, jah, et aga jah, et täpselt tollest ajast saati tundsin, et ma tegelikult seda distantsi 10 veel kuidagi 15, et ega ta lihtsalt ei tulnud ja tänu sellele, et egas need esiteks 5 kuud vastupidavusalal vahele jätta, sealt uuesti üles ehitama hakata, et see on nagu raske ja ma nägin, et kuskil tuleb nagu just selles mõttes piir ette, et ma saan nagu pühenduda nüüd sprindile. Okei. Aga no füüsilisest sellest taastumisest ja sellest protsessist, oleme rääkinud, sa ütlesid ka, et sul nagu tugi oli olemas kõik, aga kas nagu kahtlemata see olukord ka vaimselt ju väga keeruline ja see 6 kuud nagu suusatamisest eemal oleks, seda ka nagu näitab, aga kas nagu selle poolega ka tegeleti või see oli täitsa enda õlul? Mul on selles suhtes nagu, ma olen õnnelik inimene, et ma saan alati iseendaga hakkama. Et mul ei ole küll, me siin ka kunagi koondise ajal prooviti mingit spordipsühholoogia tuua, et ma vist 2 korda kuulasin, siis mõtlesin, et aitäh, ma saan ise hakkama. Et mul ei ole sellega kunagi probleemi olnud, et ju siis tänu sellele tugevale psüühikale või sellisele enda kehtestamisele ja et see vaim on nii tugev ja see tahe nagu elus läbi lüüa on nii tugev, et siis ma ei ole vajanud sellist kõrvalist abi, et ma pean olema õnnelik inimene, et kohati tunduvad mulle täna, kui ma vaatan, et siis et nad natuke liiga palju on seda nii-öelda abistamist, et kui sportlane ei ole piisavalt tugev, siis ta ei jõua tegelikult tippu, aga see on väga erinev aladel, inimeste puhul erinev, aga mina ütlen küll, et iseenda puhul, et ma sain alati ise hakkama ja ma arvan, et sportlane peabki tugev olema, et läbi lüüa, et ja kõige sellega toime tulema, et ega neid sportlasi, kes on oma sportlaskarjääri edukalt või vähem edukalt, aga tipptasemel nii-öelda läbi teinud, siis neid tagasilööke on olnud, et aga sa pead ise tugev olema. Ei, see ma olen täiesti nõus, ega igast nagu lumehelbekesest ei saagi nagu sportlast, aga natuke jälle aja konteksti ka siin kasutada, võtta isegi minu nagu üleskasvamise ajal mul ei olnud võimalik igapäevaselt lugeda sellest, kui suured sõjad igal pool on ja mis iganes maailmas pahasti on, et ma arvan, et just selle infokülluse tõttu on täna natuke loogilisem, et seda abi nagu pakutakse, jah, kohati on seda kindlasti liiga palju, kohati ei ole seda minu meelest jälle nagu üldse, kus seda vaja oleks, aga see ongi selline keeruline teema, pluss minu meelest, ma ei tea jälle, ütle enda arvamus, on nii, et enamik spordialasid täna füüsiliselt on kõik nagu ütleme top 10 sellel alal, isegi võib-olla top 50, üsna nagu sarnaste füüsiliste nagu võimetega. Võib-olla suusatamis natuke teistmoodi, aga kui näiteks pallimängudest räägime, eriti korvpall, jalgpall, pane nad joonele, jooksevad sama kiiresti, pane nad viskavad sama hästi, pane nad rinnad suruvad ka sama palju. Aga ometi tuleb nagu superstar ainult nagu sellest 10 ja see ülejäänud on selline ühtane hall mass. Ja minu jaoks see justkui näitabki selle vaimse poole tugevust. Ma ei tea siis, kas seda on võimalik üldse niimoodi treenida, ma ei tea, sükest Björn-Tähli mentaliteeti endale. Aga kuhugi maale saab ju seda ka nagu kontrollida, et füüsiliselt meil on ka mingid omad
eeldused ja parameetrid, millest me lihtsalt ei saagi nagu paremaks, aga me saame võimalikult sinna lähedale treenida, et miks ei võiks vaimse poolega samamoodi olla? Ei, kindlasti, et sellega nagu, neid näiteid ongi palju, kus ongi füüsilised näitajad on võrdsed, aga seal see ei ole, ma arvan, see ei olegi ainult nagu ka mitte vaimne pool, vaid see on kõik see, kuidas sa nagu ise oma peas need strateegiad, suhtumise, kõik selle paika paned, see on nagu vaimne pool, aga see on ka nagu selle nii-öelda iseenda lugemine ja teadvustamine iseendale, et ja mis ja mis asi on minu kontrolli all, mis asi ei ole minu kontrolli all. Seal ongi kaks eri asja, üks on nagu see psühholoogiline nõustamine ja teine asi siis nimetame seda mind fitnessiks äkki. Et seda mind fitnessi siis justkui sportlastele vähemalt on seda nagu tegelikult kõvasti vast vaja. Aga lähme sinu asjadega edasi vahepeal. Juunioride MM-is 2003 sprindis 9. koht, juba päris okei, aga 2006 Torino olümpial, nüüd juba siis nagu päris olümpial 8. koht. Et päris hea õnnestumine või mis, kuidas ise nagu vaatad, et kas see 8. koht on kuidagi loogiline tulem või tuli see tollel hetkel isegi enda jaoks üllatusena? Ja ma tooks võib-olla veel aasta varem, et tegelikult esimene aasta meestekoondises 2004 valiti ja 2005 tegelikult juba täiskasvanud MM-il Oberstdorfis 10. koht. Jah, sealt edasi Torino olümpia, ega too hooaeg mul tegelikult väga lihtne ei olnud, mul olid ka põlvedega noorukeas probleemid ja need lõid ka siis seal 20. esimesel poolel välja, et kui suusataja peab päris palju tegema nii-öelda, aga üks asi on erialane ettevalmistus siis suusarolleritel ja suusa peal, aga joostama sain too hooaeg võib-olla ainult seal mingi 70 kilti, kus siis ikkagi kõvad suusatajad jooksevad seal circa 2000, meie räägi ainult jooksmisest, suusaimitatsioon läheb sinna juurde, et see hooaeg on üldse kerge ja siis, kui see Torino olümpia lõpuks kätte jõuab, siis oli seal paaris sprint ära ja siis see nüüd nii-öelda pehmelt öeldes ebaõnnestus. Sellest räägitakse siiamaani, alles ma kuulsin kuskilt, kus toodi siis näide, et Antti Saarepuu ja Priit Naruski leidnud ennast vahetusalas üles, et selline nii-öelda case juhtus ja siis ma pidingi koju lendama, kuna sprindipäevani oli veel mõned päevad aega, et vahepeal pikalt oli mägedes olnud keskmäestikus just. See oli meil juba kevadel välja nii-öelda mõeldud plaan, et seda jälgime ja siis tulin koju ja tervis oli siuke nii-öelda tundus, et läks vähe kehvaks, et kurk kriipis ja siuke jõuetus tekkis ja siis juhtus selline asi, et sündis mu teine poeg Toni Andre, kes siis täna ka suusasprinti proovib nii-öelda maailmatasemel läbi lüüa või kuhugi jõuda ja 3 päeva tegelikult siis tolle aja ühte tähtsamat sündmust tundsin ennast nagu päris kehvasti, et just oli poeg sündinud, et kõik peaks nagu hästi olema, kuigi see emotsionaalne pool oligi väga äge ja see ikkagi, aga lükkasin veel niimoodi kuna ma pidin 2 päeva varem siis Itaaliasse lendama, et eelneval päeval soojendustrenn ja siis start ja helistasin siis, ütlesin, et ma täna ei lenda küll kuhugi, et enesetunne on nii kehv, et käisin vennaga trennis ja vend ei ole tippsportlane, vaid just alustab, teeb ülikoolis õpinguid ja õpib suusatreeneriks ja kurat kiirendustel saan venna käest pähe, et 2 päeva pärast või 3 päeva pärast olümpial sõita, et siis tundub vähe keeruline, et ütlesin, et okei, et ma lükkan päeva edasi ja otsustan homme, et kas ma siis sõidan olümpiale või ei sõida. Ja siis ma ikkagi hommikul vaatasin, et okei, lendan kohale, tegin niisuguse kõva soojendustrenni, mida tavaliselt ma nii kõva ei tee, aga kui, eks seal oligi, et kas kuld või muld, et ja siis järgmine päev tundsin hommikul kohe ärgates, et siuke
väga hea enesetunne on. Ja kokkuvõttes siis 8. koht olümpial, ütleme nii, et seda ei uskunud mitte keegi. Et see ei ole lihtsalt füüsiliselt vastupidavusalal, see ei ole lihtsalt võimalik. Okei. Aga kuidas seda seletad siis? Ma arvan, ma seletan seda sellega, et ikkagi see enda kokkuvõtmine jälle ja ma arvan, et siukse üliemotsionaalse paugu pani ikkagi see poja sünd, et see lõi selle, see, et sa oled seal piiri peal, kas jääd haigeks või ei jää, et ma arvan, et see emotsioonid olid lihtsalt nii laes ja kui mul jälle, et ma jõuan sinna olümpiale, siis ma lähen võitlema. Ma ei annudki nagu grammigi nagu iseendast nagu järgi. Ja siis, kui me enne siin alguses kohe rääkisime, et mulle meeldib nagu tugevate sportlastega nii-öelda koos olla, siis veerandfinaalis oli kohe vastas maailmameister, olümpiavõitja tolle aja absoluutne sprindivalitseja Tuur-Arne Hetland. Ja jäi välja. Tuli mulle kõrvale, vaates korra ja sealt veerandist ma läksin edasi niimoodi, et Tuur-Arne Hetland jäi välja. Päris äge kuulata ja endal tulevad ka külmavärinad peale. Vaata, kui oled sportlane olnud ja endal midagi õnnestunud, siis näed, kui kellegile läheb asi korda ja nagu on head mälestused ja asi, mis ma hakkasin mõtlema ka, mis võib nagu aidata, siis tegelikult ju kõik, mis eelneb lapse sünnile, on suhteliselt pingeline, eriti olukorras, kus sa pead palju ise ära olema ja mis iganes, et äkki see ka siis, et olümpial on ka pinge, me räägime pingest, aga nagu päris elu pinge on hoopis midagi muud ja kui see koorem nagu õlgadelt lahti sai, siis ongi ju lihtsam ka, siis lähebki suusatama seda, mis seal on, mu elu on tegelikult ju hästi, mul nüüd juba teine terve laps on ja et niimoodi vist need head kohad tihti tulevadki või head hetked sportlase elus, kus justkui toimub midagi nagu spordivälist, midagi väga tähtsat, kes, ma ei tea, läheb naisele, läheb lahku üldse, saab lapse, mis iganes see asi on, lõpetab kooli või alustab üldse kooli, hakkab mingit tööd kõrvalt tegema. Et päris paljudel ma olen nagu kõrvalt tähele pannud, et siis vähemalt ajutiselt annab see nagu päris positiivse efekti. Kuidas see nagu lõpuni läheb, see on juba iga enda teha. Jah, ega kindlasti nii on, et siuke väline emotsioon on teinekord on nagu tõesti suureks abiks, et ta aitab selle kõigega nagu võib-olla viib korraks nagu välja sellest suurest nagu rutiinist, et mis annabki sellise nii-öelda kõva paugu on ju, kus siis saab midagi ära teha, et kindlasti, et ütleme niimoodi, et ma arvan, et too aastaga jah, kodus olid võib-olla 3-4 päeva kuus, ülejäänud päeva olid igal pool laagris ja võistlustel kogu aeg ja niimoodi siis päris karm. Põhimõtteliselt kevadest kuni kevadest kevadeni. Aga aga nüüd kui jälle kasutan enda talupoja loogikat, mina tuleks olümpial 8, siis järgmine selge nagu, isegi ma ei saaks öelda eesmärk või nagu minu loogika reas järgmine samm olekski juba nagu poodium kuskil ja sealt juba tiitlivõistlusel poodium ja nii edasi, aga sul päriselt teid need kõige säravamad ju tulemused ikka ei jõudnud poodiumile, kui ma nüüd ei eksi, eks ole? Ei jõudnud jah, et eks see oli kogu aeg mu ju väiksest saati üks suur siht ja siis kui ma juba siis olingi nii-öelda ja seal 17, kus siis hakkasid nagu head tulemused tulema, et see oli nagu reaalne asi, mida ma tahtsin ära teha. Aga nagu see on nüüd muidugi pikk periood, mis nüüd pärast seda olümpiat kuni karjääri lõpuni on, aga nagu kas see nagu kohati nagu rusus ka ikka, et nagu ja jälle jääb nagu kuskilt midagi puudu ja jälle jääb, nagu samas sa ju olid suhteliselt pikalt selle top 10-s, põhimõtteliselt top 10 piirimail, ütleme siis niimoodi. Ikkagi hooaegu ja sealt seda nagu vabanemist, ma just vaatasin, sa olid äkki 4 isegi kuskil mingi MK karika arvestuses sprindis äkki või? 7 olin. Või 7 jah, et need on ju head tulemused ja need ei tule nii, kui sa oled seal 50-s kogu aeg, aga samas, seda ju, mis sa ütlesid, su suur eesmärk oli nagu
kätte ei saanud, et kas see on nagu sulle selle edasise karjääri jooksul pakkus nagu frustratsiooni ka või kas see olümpia edu justkui tegi nagu edasi selle olukorraga leppimise, et võib-olla ei jõua nagu poodiumile nagu raskemaks ka või? See on tegelikult kõige suuremal areenil olid juba ju väga lähedal. Ei, ma arvan, et see ei olnud, et seal tegelikult juhtus niimoodi, et peale olümpiat siis Suusaliit otsustas, et sprinterid on ka tegelikult päris head, et tuleb eraldi sprindtreener palgata, seda tehti siis Norrast ja mulle tegelikult too süsteem ei toiminud ja siis läksidki mul nii-öelda tulemused veidi tagasihoidlikumaks. Siis 2007 jah, tegelikult peale Torinot oli Sapporo maailmameistrivõistlused, ma olin haige, ei saanudki sõita. Siis oli nii-öelda maailmakarikate vaheaasta 2008, 2009 tegelikult ma arvan, Iberetsis tuli sul väga hästi. Iberetsi 7. koht, et tegelikult ma ise pean nagu toda nagu selliseks kus oli siis nii-öelda füüsis oli ka nagu väga hea. Et kõik nagu toimis, ettevalmistus oli hea, mingit tagasilööke ei olnud. Mul oli hea treener palgatud Rootsist eratreener koha, et koostöö sujus väga hästi. See oli nagu siis märk justkui, et kui nagu kõike õigesti teen ja kõik toimib, siis see on minu koht, nagu ma ikkagi kuulun siia nagu tippu. Just. Okay. Ja siis oli tegelikult töö käis täiega edasi, et ju ees ootas Vancouveri olümpia veel 4 aasta pärast Sotši olümpia ja tegelikult Vancouveri olümpia ettevalmistus õnnestus ka väga hästi. Ja seal oli siis, ütleme niimoodi, et eelsõidus väga kõrge koha pealt olümpial eelviimases kurvis kukkumine, siis see pani ikkagi, võttis jälle korralikult nii-öelda jalad alt. Aga ma nüüd ei mäleta ise seda kukkumist, kuigi tol ajal ma olin väga suur suusafänn ja ega väga pääsu ei olnud, ma mäletan isegi meil koolis, kui need suured sõidud olid, tunnid jäeti ära, aulates kinoekraanid, nagu kõik vaatasid, aga seda, nagu midagi tuleb meelde isegi, kui sa nii ütled, aga mis olukord oli? No põhimõtteliselt olukord oli see, et eks väike mu enda viga, et see on niisugune suusatehnika spetsiifiline, et kuna kõik kurvid olid hommikul nii-öelda, teadsime, et naised sõidavad, sahatavad nad nii-öelda jäässe, aga ma tundsin, et minu suuskut nagu toimib väga hästi, aga ma ei lasknud suusaääri nii-öelda kliistrist ära puhastada ja seal eelviimases kurvis lihtsalt selle nii-öelda ära sahatatud raja osa peal siis võttis kliister kinni ja panin külje maha ja sinna see läks, et kuigi seal edasipääsust ei jäänud palju puudu ja koht 36 äkki isegi või? Ma kohe võin vaadata, mul on siin ees 42. Või 42 ja ühesõnaga jah, et selles suhtes, et kukkumise veel läks oma 7-8 sekundit, võib-olla isegi rohkem. Aga see kuna see põhimõtteliselt ikkagi oma viga, siis see vist oleks keegi teine lükkaks pikali, siis saaks tema peale kuri olla või ei libiseks, oleks määrdemeeste peale nagu kuri, aga lõppkokkuvõttes kui oma otsus, et siis nägid unes ka või jätsid mõne unetu öö ka selle tõttu? Eks ma siis ikkagi olin, kas kedagi süüdistada ei olnud, ainult ise ennast nii-öelda, et see oli siuke, ma teadsin palju, ma olen selle nimel nagu vaeva näinud, et ja oma nii-öelda seisundi, ma teadsin, et seisund on nagu väga hea, nii nagu ma tundsin, et Liberetsis oli väga hea, sprindis on alati see, et oleks ja poleks, et seal võib kõike juhtuda, aga teadsin, et mu seisund on hea ja tegelikult ma olin võimeline seal kindlasti olümpiafinaali sõitma. Et oma võimekust ma nii palju oskan siin nagu hinnata, vaadates ka, mis oli nagu siis Liberetsis olnud ja kuidas üldse oli. Aga muidugi ma sain tegelikult tollest pettumusest sain üsna ruttu nagu jagu, sellepärast ma teadsin, et vanuse poolest on mul täpselt üks võimalus veel, et ma panen nüüd kõik kaardid 4 aasta pärast Sotši olümpiale, et ma teadsin, et kõik on veel võimalik, et ja nägin üsna palju selles suhtes vaeva, kus ma paningi oma keha võib-olla nende treeningutega nagu täiesti kompasin nagu piire. Et
kui ma teadsin, et kuskil on minu see piir, et kas see on siis 680 tundi, 700 tundi, 750 tundi on ju. Kuus? Ei, no see on aastane nii-öelda maht, kui jah, just, et distantsisõitjad seal kuskil 1000-1100 tundi, Okay. et sprinterid, ma arvan, seal kuni 800 tundi. Et ma läksin seal ka nagu selle kõigega oma nii-öelda piire kompama, et ma tahtsin nagu, minu tõeline siht oligi siis Sotsi nii-öelda olümpiamedal ja siis tuli järgmine päris kõva pauk, tuligi 2013 ehk siis täpselt 5 kuud enne Sotsi olümpiat, need olid siis 2014 veebruar ja hakkas Austrias mägedes hakkas pihta mingid räiged peavalud, pulsid käitusid väga imelikult, mingid nõrkused lõid välja, kuidagi keha ei toiminud nii, nagu oli õige, vaatasin midagi valesti, läksin laagrist koju, hakati uurima, ikka mingid peavalud, vererõhk mängib, et kuskil on midagi valesti, aga keegi nagu midagi ei leidnud ka ja siis ma olin igasuguseid uuringuid, teised olid laagrites, kõik oktoober, november ja siis lõpuks ma olin vist 10 päeva olin Tallinnas haiglas, kus tehti igasuguseid uuringuid. Mis ma olin siis 2 kuud ei olnud põhimõtteliselt, 2 kuud vähemalt juba, jah. Ei olnud saanud trenni teha, see on otses mõttes, mitte midagi põhimõtteliselt. Haiglast ka küsisin vahepeal, et äkki saan korraks ümber, kuna ma olin seal neuroloogia kliinikumis, siis sealt ei saanud niisama välja ka. Ja siis ma käisin nii, et ikkagi vahepeal sain niimoodi, et 2 tiiru ümber maja jalutada või haiglakompleksi. Ja siis mulle öeldi, lõpuks pandi diagnoos, et keha nii-öelda närvid ei anna õigeid impulsse, diagnoos oli kesknärvisüsteemi häire. Et mu pulss oli vahepeal täiesti lampi 180, vererõhk oli niimoodi, et kõikus niimoodi, et mis oli täiesti ebanormaalne umbes, et seal juba mõni arst ütles, et umbes, et äksurmaoht või mis iganes on ju, et kuskilt on ikka väga palju liiga tehtud. Ja nüüd me jõuame sinna, siis ma ei oska öelda, kas see on siis see, et kui 17 või mis 17, 18-19 aastaselt teed oma selle otsuse, et ma nüüd ei anna alla ja ma panen sporti täiega edasi, siis seal oli et kui ma olin 10 päeva haiglas olnud, siis haiglast välja saades, siis ma ei tea, kas oli 4 või 5 päeva, oli Otepäärid katsevõistlused. Ma olin 2 kuud trenni teinud. Ma olin ümber viimased 2 nädalat, olin saanud võib-olla 2 kilomeetrit jalutada ümber haigla. Ja siis olid katsevõistlused, et kes siis saab veel nii-öelda maailma karikal ennast paar korda näidata ja siis läheb Sotsi olümpia kvoot lukku. Mis oleks proovima? Ma läksin sinna proovima ja ma tulin oma poistest olin siis teine. 2 kuud, mitte ühtegi kiirendust tehes. Sprindis olin teine ja siis viidi mind veel maailma karikale ja siis ma nüüd ei mäleta seda kohta. Ma arvan, see oli Norras. Ja siis seal see sõit lõppes mul seal eelsõidus niimoodi, et ma poole distantsi pealt enam ei mäletanud. Põhimõtteliselt lõpus kukkusin kokku ja viidi mind siis hooldemeestel 2 vahel sinna nii-öelda hooldeboksi ära ja suusamäärimisruumi ja siis oli see hetk, et Anti nüüd aitab. Et eks see piir oli seal, et oleks võinud ka juhtuda, et ma ei oleks sealt rajalt enam tagasi tulnud. Või ma nagu mõtlengi seda, et jällegi ise ka kõvem trennimees enda meelest olnud, aga nagu ennast reaalselt nagu haiglasse treenida, et kui palju sa võib-olla mingeid märke eirasid? Ma ei usu, et see ikkagi päris nii tuli, et nüüd plaks täna hakkasid peavalud, enne nagu mitte midagi ei olnud. Mingid märgid ju justkui on, aga me oleme nagu Eesti mehed nagu nii. Et kuskilt peab
mind treener õpetas nii, kui ma olin mingi 13, 14, 15, et kui sa ärkad ja sul kuskilt valus pole, siis järelikult sa oled surnud. Et me nagu kuidagi ju tervitame seda, et noh, ikka lihased tänavad tehtud töö eest ja mis iganes kõik need laused on. Aga kuidas, noh, kas siis varem ei olnud nagu, endale ei tulnud nagu mingit signaali või sellist mõtet pähe, et oot, või see on ikka, sa oled nagu nii selles oma eesmärgis kinni, et sa lihtsalt nagu hobune paned, noh. Ei, ma arvan, et tegelikult too suvi läks mul ülihästi, et me teeme ju, meil võetakse samamoodi suvel igasuguseid vereproove ja et mis seisund on ja igasugused testid on erinevad, mida saab siis läbi viia ja vorm oligi või seisund oligi ülihea, ma kannatasin ülihästi seda suvist mahtu ja lihtsalt seal nii-öelda Austrias mägedes liustikul seal 2500 peal nii-öelda suusatades siis hakkas vaikselt välja lööma, et algul oligi, et pulsid kõikusid ja siis tuli see peavalu juurde ja siis vaatasin, et nagu imelik ja et noh, tundsin, et mis ei ole õige. No. Aga kannatasid ikkagi nagu nii kaua, kuni enam ei saanud? Ei, no lõpuks ikkagi ma ütlesin, et ma pean ikka koju minema, et nagu ei ole õige, et eks ma proovisin seal algul nii-öelda võtsin foormust maha ja aga jah, see mägedes nagu noh, see on alati niimoodi, et mägedes löövad siuksed asjad välja või siis vahet pole ka vigastused nii-öelda. Aga noh, kui tegu oli ikkagi nii-öelda inimese mootoriga, noh siis ma tundsin, et asi ei ole õige, et ja siis jah. Aga kui palju, no sa ütlesid, sa läksid ikkagi sealt nagu pärast 10 päeva haiglast nagu otse katsevõistlustele ja sealt MK-le ka veel, et kui palju nagu need sinna katsevõistlustele minek, noh, see ei saanud ju olla nagu väga nagu kalkuleeritud risk, mis see pidi ikkagi puhtalt see eesmärgis nagu veel, et noh, veel ulatan haarata seda Sotši olümpia eesmärki ja ma lähen ja proovin, noh, sest tegelikult ega sealt vist väga lootust enam ei olnud, et sealt oleks tulnud. Eks ma ei tahtnud alla anda, et ega ma ütlen, kui mul see haiglas panti see diagnoos ja seal oli ikkagi raviskeem välja joonistatud, kuidas ma ja mida ma tegema pean. Ja et ikkagi Sotši ka jõuda või see oli nagu, et ei, see kunagi... ei, pigem oli, et see hooaeg jääb vahele, noh. Aga lihtsalt, noh, kui ma täna mõtlen, et muidugi, et ma panin ikkagi päris tugevalt oma nii-öelda tervise rääkimata siis oma elu ikkagi ohtu, et ju kodus ootasid ju nii-öelda lapsed, et see oli nagu üsna riskantne otsus, et aga noh, too hetk ma selle tegin ja see näitas selle, et tegelikult noh, kui palju olenemata füüsilisest vormist ma suudan nagu oma kehast välja anda. Ja siis, kui see maailma karikas veel ära oli, et kui ma sain aru, et nüüd on kõik. Ja nüüd ongi kõik. Aga räägime sellest ka, noh, minul on endal täpselt sama, ma olin siis oma 27. sünnipäeval siis lõpetasin oma suure karjääri ära, mis noh, tegelikult ju õieti ei alanudki. Sul oli vanust natuke rohkem, aga ikkagi noh, mees põhimõtteliselt veel oma parimates aastates, ma ei tea, korvpallis öeldakse 28–33 on, ütleme, parimad aastad, ma ei tea, suusatamises võib-olla see, nagu see parim enne kestab isegi natuke kauem, noh, vastupidavsalad vist üldiselt natuke ka nii on. Aga noh, ma mäletan lihtsalt enda seda hetke, neid pisaraid ja neid suhteliselt tumedaid kuid, mis nagu järgnesid, ei olnud meeldiv kogemus ei mulle ja veel vähem minu lähedastele, et kuidas sul õnnestus sellega toime tulla, et samamoodi oma eesmärke, tegelikke eesmärke, millega sa sportlaskarjääri alustasid, sa täita justkui ei suutnud, pluss nüüd jäid veel sellest Sotši olümpiast ka eemale, mis viimased, mis see siis 4 aastat, 3 aastat su põhimõtteliselt ainus fookus oli. Sa juba rääkisid kõigest sellest, kuidas sa ohverdad pereaega, oled 3 päeva kuus kodus peavaludest ja pulsi kõikumistest ja kõigest muust rääkimata. Ja nüüd, noh, mille nimel või kadu. Ja üks mõte veel, mis minul nagu, miks see üldse on nagu nii hull sportlastele, on ju see, et vähemalt meie kultuuriruumis on hästi tavaline ennast tutvustada, et tere, mina on Janar, ma olen korvpallur näiteks, eks, aga ma ei ole enam ju. Eilsest alates ei ole. Mis ma siis ütlen enda kohta, et kuidas sul nagu kogu selle, ütleme siis, esiteks selle esimese kibedusega nagu võitlemine välja tuli
ja kuidas sa siis mingis mõttes enda identiteedi justkui uuesti, kas sa üldse pidid seda uuesti otsima või sa ikkagi mingis mõttes alguses oli küll suusatamise peale väga pahane, aga võib-olla kuskil kuklas sa ikkagi arvasid, et äkki olen kunagi jälle kuidagi suusatamise juures, mida sa tegelikult täna oled ka? Jah, ma arvan, et nagu sinagi välja tõid, et need lähedased, et see periood, ma arvan, oligi jah, mina pidin endaga rahu tegema, aga et see rahu teha, siis ma tõmbusin täiesti iseendasse. Ma ei suhelnud põhimõtteliselt kellegagi, harva oma lastega, oma vanematele ma kindlasti tegin, ma arvan, nemad veel kannatasid kõige rohkem, et kuna nad olid ikkagi ühed mu suurimad toetajad ja fännid, ja üldse kõik lähedased, ühed vennad, et see oli nagu, ma arvan, neile veel raskem. Et minu jaoks oli raske see, et ma pean iseendaga rahu tegema ja ütlema, et ma ütlesin iseendale, et ma ebaõnnestusin enda eesmärkide saavutamisel. Okay. Et sport andis mulle palju, aga võttis ka hästi palju. Et ma ei kahetse kunagi mitte midagi. Sport oli üliäge, ma sain palju ägedaid emotsioone ja ma olen hästi paljudest rasketest olukordades elus välja toonud ja ma arvan, et täna lõpuks ma olengi siin, et ju siis on nii pidanud olema, et mu isa on mulle nagu mitu korda öelnud, et peale erinevaid tagasilööke, et ma arvan, ühe juurde me veel jõuame. Et Anti, et sulle antakse kanda täpselt nii palju, kui sa jaksad kanda. Ja ma arvan, mul läks 2-3 kuud, kui ma ise enda jaoks pidin oma pea puhtaks mõtlema, selgeks mõtlema, mida ma nüüd elus tahan, mis on mu järgmine siht ja see aeg oli kindlasti kõige raskem, ma ütlengi lähedastele. Ma elasin, ma arvan, et see periood oli nagu mingis mõttes natuke kolegi. Ma jõin kindlasti punast veini tunduvalt rohkem, kui ma kogu elu jooksul sinnamaani joonud olin. Et oli õhtud, kus läks 1-2 pudelit veini, aga ma tõmbasin suusatamisest eemale, aga mis mind päästis oli see, et ma käisin hästi palju väljas. Ma matkasin, ma kõndisin, ma olin hästi palju, kuna ma juba elasin too hetk nagu linnast väljas Võrumaa metsade vahel, siis ammutasin palju head energiat just sellest, et ma olin ülipalju nagu looduses. Ma ei suhtlenud inimestega, aga see liikumine, kõndim, ma arvan, et 6-7 tundi päevas lihtsalt looduses kõndida, see aitas selle nagu lõpuks selle pea selgeks mõelda ja kevadeks tegelikult mis on siis jaanuar, veebruar, märtsi lõpuks oli tegelikult nagu asi selge, kus ma siis tegelikult otsustasin, et ma teen korraliku nii-öelda karjääri lõpetamise, kutsusin kõik toetajad, sõbrad, sportlased kokku, tänasin kõiki ja siis oli see märk, et siis nüüd on rahu majas ja nüüd keskendume siis uutele asjadele ja kindlasti siis tollest ajast alates, kui täna mul ka väike tütar, aga tollest ajast alates siis ma kindlasti oma poegadele siis olen üritanud võimalikult palju aega pühendada ja mitte aega siis ka reaalselt vai nii-öelda füüsilist kohalolu, kuna nad mõlemad juba täiskasvanud, siis ka seda aega, et lihtsalt rääkida, mis iganes vahendusel täna. Jälle tekkis siin üks mõte, et kas üldse ja kui siis, kui palju võib-olla aitas sellest kibestumisest üle saada siis ka see, mulle vähemalt tundub, et täna nagu peeglisse vaadates või tol hetkel, siis endale nagu otseselt ju midagi ette ei saa. Ei ole trenne tegemata jätnud, pigem nagu rohkem teinud. Okei, seal mõnikord seal taktikaga midagi libiseid, kukkusid suusaga, et see on spordi osa, see juhtub, aga mis ma arvan, mis võib-olla paljudel, kellel juhtub selline asi, et enneaegselt peavad karjääri lõpetama, mis iganes põhjusel, ja inimestel, kellel jääb kõige rohkem kipitama, siis võib-olla see on üks põhjus väga hea minu meelest noorsportlastele kõik kuulab, et
andke nagu alati endast kõik, et juhtuda, me ei saa kõike kontrollida spordis eriti. Aga me saame seda kontrollida, mis tunne meil pärast on, et jällegi enda paralleeli kasutades ma arvan, et ajalised määrused umbes samad, paar kuud ikkagi nagu täitsa nagu musta, kellegiga suhelda ei taha, ongi lihtne, tõmbad tekki üle pea, ma siis tol hetkel pidin veel ema koju siis tagasi kolima, et ma temaga pidin ikkagi kohtuma ja ma ütlen, tema kahjuks, et ongi kahju lihtsalt oma lähedastest, et tegelikult sportlane on ju isekas loom, kui ta tahab olla hea sportlane, ta peabki olema nagu mingis mõttes, sinu puhkus, trenn, toitumine, taastumine, see peab olema ju esiplaanil, kui sa päriselt tahad maailma tipus olla, ja see paratamatult nagu nõuabki ohverdusi ja kuskilt. Ja siis, kui see kõik ühel hetkel lõpeb ja see on nagu, pole nagu midagi ette ka näidata, et võta siis vähemalt see miljon, et siis see on nagu rõve tunne vist. Jah, kindlasti, et ongi see, et sa ei saavutanud seda, mille järgi sa nagu tulid. Aga ma ütlen, et kui ma hiljem ka analüüsin, et minu jaoks on need aastad, kus ma seal tippspordis nii-öelda olin, olin ka väga lähedal sellele täiesti nagu maailma tipule, ikkagi seal top 10 nii-öelda suusasprinter ja mida ma sain nagu kogeda oli ja ma arvan, et seda on keegi varem ka öelnud, et ma olin täielikus Eesti mõttes, me saame täna öelda, et ei ole Eestis tegelikult olnud sellist spordiala ega tiimi, kus suusatamine elas täiesti kuldajastul ja ma olin täielikus profitiimis, et need alates seal 2004 kuni siis 2013 võib öelda, et see kuldekaeg oli sinna 2010-ndani, et ma olen üliõnnelik, et ma sain sellise nii-öelda, seal oli hästi palju tagasilööke, aga selle spordi üks osanikke nii-öelda, et kui sa räägid sellest ohverdamisest, siis oligi, et ohverdus oli see, et kodus ei saanud olla, poisse ei saanud kasvatada, nii-öelda endine abikaasa pidi kõigega ise hakkama saama. Aga minu ülesanne oli ainult sporti teha ja õigel ajal autoga Otepäält või Võrust siis lennujaama jõuda võistlustele. Kõik muu oli korraldatud. Söömised, treenimised, füsiood, massöörid, arstiabi. Ma arvan, et tollel ajal, et kui Eesti suusatajaid vaadatid, siis väga paljud olid nagu kadedad, et mis elu tollel ajal suusatajad elasid, et, või mis võimalused olid meil nagu sporti teha. Kui ma täna vaatan, siis tuleb nagu, mingis mõttes on nagu väga-väga kurb, et paljudel jääbki selle pärast see tegemata, et ei olnud võimalusi. Tegelikult ju ega sportlaselu, me räägime siin küll nendest negatiivsetest hetkedest, aga üleüldises plaanis ma usun, et sinul on ka nii, mina mõtlen enda nagu marulühikese karjääri peal tagasi, nagu arvuliselt ebaõnnestumisi oli rohkem kui õnnestumisi, aga meelde nagu paugust tulevad ju ainult õnnestumised. Et negatiivsed asjad tulevad meelde siis, kui mina sinult küsin või vastupidi, et see on inimese nagu inimloomuse hea omadus, et nagu lastega, kõik magavat tööd lähevad meelest ära kohe, kui nad rääkima hakkavad, põhimõtteliselt. Et see on hea, huvitav, aga tuleme ikkagi siis selle juurde ka, et lõpetasid nagu karjääri ära ja tundub, et nüüd need jamad justkui võiksid ju otsa saada, eriti spordiga seotud, aga ometi, kui ma nüüd eksi, kas 2000, mis aastas oli, kui sa Eesti koondise peatreeneriks läks 18 või? Ei, 17 läks peatreeneriks, nii. Ja küll, sa juba arvestad sellega, et kui sa oled kuskil mingi koondise peatreener, siis seal on pinge, seal võib olla ebaõnnestumisi ja seal võivad mingid asjad minna mitte päris plaani järgi. Aga sellist show'd nagu sulle seal Seefeldis siis sulle langes, ilmselt ükski treener isegi oma kõige hullemas nagu unenäos ette kujutada ei oska, et kui
kui mõru see asi nagu on, et tegelikult sa oled ju suusatamisega jälle nagu suur sõber, on ju, kõik justkui on hästi, sa oled tähtsal positsioonil. No tegelikult koondises ju ei ole ka nagu veel nagu täitsa maailma tippe, kust võib, minu loogika jälle, olles kunagi olnud sportlane, on see, et mul ei ole väga mõtet selle 50 koha peal selle dopinguga tegeleda, kuhu see mind ikka aitab. Kui ma olengi seal 10 ja ei saa sealt, võib-olla siis see loogika seal vähemalt on, et ma olen endast juba kõik teinud, et olla nagu maailma tipus ja mul jääb see üks kordus rinnad surumist jääb puudu. Ma saan sellest aru, aga tol hetkel meil ei olnud Eesti koondises ju sellisest klassis suusatajaid, aga no missugune jama nagu ja ma ei teagi, kuidas ja mida sealt üldse küsida, sul on igast asju sealt küsitud, ma seda ei küsi, kas sa tead või ei tea, ma lihtsalt nagu mõtlen, et ma olen kõiki neid videoid vaadanud, su emotsioone sealt nagu koha pealt näinud, aga mis seal nagu peas nagu ikkagi toimus, nagu kas see oli nagu pettumuse tunne, kas see oli reetmise tunne, kas see oli endal justkui mingi alt mineku tunne, et järsku nagu süüdistasid hoopis nagu iseennast milleski, mis tagantjärgi vaadates ei ole nagu väga ennast milleski nagu süüdistada, aga nagu tol hetkel kõik need ju tulevad korraga, need emotsioonid. Jah, et too sama hommikul siis pidi olema 15 klassikat, et hommik nagu hommik ikka, ärkasime hotellis, sõime, läksin sportlastest varem staadionile ja sinna hoolderuumidesse jõudes siis juba tuli hõigati sealt kopi ukse pealt, et poisid on siis kinni võetud. Ja siis ma mõtlesin, mis asja kinni võetud? Et oot, mis? Ei jah, poisid on kinni võetud, poisid on politseis ja rohkem infot ei ole. Sest et mina kui siis seal nii-öelda ka tiimi esindaja, minuga keegi on nagu ühendust võtnud, ei siis politseist, ei meie hotellis ei olnud keegi käinud, et kuna need poisid, kes siis kinni võeti, need siis elasid suusastaadionile lähemal ja see oli esmane info, kus ma siis ei teadnud mitte midagi. Aga see esimene mõte oli, et kurat, mis sigadusega nad hakkama said või mõtlesid kohe, et need on mingi dopingu oma? Ei, algul oligi see, et ongi, et politsei poolt kinni peetud on ju. Ja siis tulid juba esimesed kõned ajakirjanikelt, et mul ei ole teile praegu mingit infot anda, et ma ei tea mitte midagi on ju. Ja siis oli vist ma ei mäleta, stardini oli, sest et meil ikkagi osad sportlased läksid ju starti, et tuli sellega kõigega nii-öelda toime tulla ja siis Karel Tammjärv mulle helistas, et Antti jah, et nüüd on seis selline, et meid on kinni võetud ja dopingu teema. Ja siis mul oli küll, et mida perset. Et siis oli nagu, et kust, mis? Et me oleme nagu kõik laagrid koos, et kui ma ei saanud mitte midagi aru. Aga siis, too hetk oligi veel infot oli nii vähe, et ega ma ju ei teadnud, mis selle taga kõik on ju. Ja stardini on nii vähe aega ja sa pead minema rajale teiste sportlastele aega ütlema, sa pead neid toetama seal ja neid pilke siis, mis sealt siis raja äärest tulid, teiste treenerite poolt kõigil ja kogu välismeedia juba teadis sama hetkel, selline info levib nii kiiresti, et need pilgud olid küll siuksed, et keegi ei taha selles olukorras olla. Ei kadesta küll. Mitte keegi. Ja egas mul seal, olid need võistlused ära ja siis andsin seal esimesed kommentaarid ka ära peale võistlusi, et ega võistlustest ei küsinud keegi midagi ja ei olnud ka põhjust. Ja siis mingi hetk peale võistlus ma mõtlesin, mis ma nüüd teen. Ma läksin parklasse, istusin autorooli ja mõtlesin, mis ma nüüd teen. Kas ma nüüd hakkan kõigile mingeid selgitusi andma või ma ütlen, või ma ei ütlegi midagi, et ma lasen lihtsalt jalga, sest ma teadsin, et mul ei ole sellega mitte mingit seost
et minu jaoks on see välk selgest taevast, et ma ei saa seda vastutust endale võtta. Ja siis mõtlesin, et Anti, sa ei jookse kunagi probleemide eest ära. Sa tegeled sellega. Ma võtan selle vastutuse, et ma jään sinna. Aga nii nagu ma kutsusime selle pressikonverentsi kokku, nii nagu ma ütlesin Karelile, Karel, mina seda vastutust ei võta. Ma ei saa võtta vastutust, mida ma ei ole teinud. Et selle vastutuse võtate teie, on ju. Ja siis oli see pressikonverents ja samamoodi see, mis sa räägid, see on juba kõigile teada. Ja no seal need ööd olid küll nagu, kui on siin tervise pärast on mõned ööd magamata jäänud, siis spordis on see nagu nii pikalt spordis, et kui sa saad mingi väga nii-öelda vabandust, aga sita uudise enda kohta, siis on see loomulik, et mõni öö vahele. Aga seal ma reaalselt ikkagi, ma ei mäleta, mingi 4-5 päeva pidime veel seal olema. Aga ma ei maganud. Jaa, aga mis need mõtted siis nagu peas olid, kas sa nagu üritasid leida nagu mingeid selgitusi või otsisidki neid märke, et kuidas küll ma ei näinud nagu seda või ma arvan, et see on nagu vist ilmselt põhiasi, see et võid ju süüdistada neid sportlasi ka, aga nagu meie ju ise tahame ka alati parimad olla ja justkui sinu vastutus mingis mõttes nad ju ikkagi olid. Ei, kindlasti ja ma otsusin ja samamoodi me rääkisime ülejäänud tiimiga, kes veel seal siis olid ju ja nemad samamoodi olid ju kõik laagrit meiega kaasa teinud ja hooldemeeskond samamoodi enamus laagritest kaasas ja ikka otsisid, et kuidas on see võimalik, et sellist asja tehakse samas tiimis on ju ja siis mingid sportlased on nagu need nii-öelda patustajad on ju, et kuidas võimalik on, kuidas ma seda läbi ei näinud on ju. Ja kõik on küsinud, et kuidas see Anti võimalik. Aga see ongi see, et sa oled seal selles tiimitreener, sa juhid kogu komplekti, kõiki treeninguid, muid asju, reisid, särgid, värgid on ju. Ja sa ei pane selliseid asju tähele, et kui sportlane ütleb, et kuule, ma lähen, mis oligi, et kellel olid seal põlvedega probleemid, et ma lähen nüüd paar päeva varem sõidan laagrist ära kuskile, on ju, et käin selle arsti juures, käiski arsti juures reaalselt ka. Vale arst lihtsalt. Ei, ta käis ka selle põlvearsti juures, aga kus ta veel käis, on ju, Ja kui sa paned mingeid asju, hakkad nagu kokku panema, nagu tagant järgi mõtlema, siis sa mõtled, võib-olla need olid nagu tundusid natuke kahtlased, on ju. Aga niimoodi suure mullises, kui sa teadsid seda üldist pilti, nagu, et siis oli, et see oli nagu, et kust ja kõik teised sportlased, kellega me siis arutasime ja hooldemeeskond samamoodi, et kellelgi ei tundunud, et keegi oleks midagi kahtlast või et meil oleks niimoodi, et õhtuti oleks hotellitoa uksed, ma võisin iga kell sportlase tuppa minna, et keegi ei olnud kuskil luku taga või See ongi see usaldus, mis tegelikult peakski olema ühes spordivõistkonnas kui sellises ja oleks siis nii, et järsku on sul need mehed seal top 5 või top 10-ski, et äkki siis, kui ei ole treeningprotsessis mingit suurt muudast, aga nagu seda, et see on nagu päris huvitav, aga kaua sa siis selle asjaga võtsid, kas nagu tänaseks on jälle siuke mõte peast läbi käinud, et hakkaks kunagi jälle treeneriks või? Eks ma ikkagi, sellega pidin ka jälle mingis mõttes nagu rahu tegema iseendaga, et eks seal oli nagu neid raskeid hetki, oli seal nagu ülimalt palju, et üks raskemaid seal samas Seefeldis oli enne 50 siis, et kus ma siis palusin seal iga õhtu on siis, kus on nii-öelda team captain meeting, kus kõikide tiimide esindajad tulevad kokku, räägitakse järgmise päeva nii-öelda võistlus läbi. Seal siis palusin FIS-i esindajate käest sõna, et rääkida natukene, et ja olgem ausad, et tegelikult päris paljud, kui mitte enamus treenereid tulid ja pärast nagu avaldasid, ma ei saa öelda, et kaastuned, aga toetust, just. Et ma julgesin tulla seal rääkisin samamoodi, et mul ei ole teile vastuseid, aga ma ei saa seda vastutust võtta, millega need sportlased on hakkama saanud. Aga kuna ma olen siin Eesti koondise veatreenerina, siis ma pean teie ette tulema ja vabandust paluma.
aga ma seda vastutust ei võta ja ma ei ole kunagi selle eest vastutust võtnud, mida ma nagu ei ole teinud. Ja ega ütleme niimoodi, et see sai nagu pauguga sellest suhtes läbi, et ega kedagi ei huvitanud väga, mis must saab. Kojulennupiletid olid õnneks olemas, on ju. Ja egas see aeg lihtsalt oli vaja jälle nagu üle elada ja ütleme niimoodi, et neid intervjuusid sai spordi ajal antud, aga nii palju kui siis selle skandaali järel ja eriti veel välismeediaga suheldes, et tuldi, kuigi ma nagu palusin, et ärge koju tulge, siis tuldi ikkagi koju, peale seda siis, et eks see oli nagu jälle lähedaste jaoks üliraske periood, iseenda jaoks jälle, et asi, mida ma täie kirega tegin, nii-öelda järgmine pauk on ju. Et siis ma mõtlesin küll, et kurat küll, et mida veel, aga ma räägingi, et lõpuks täna ma olen siis seal, toimetan rahulikult Haanjasse, tegelikult ma õpetan täna ka väikses Antslas lastele suusatamist, et nii, et ma vaikselt tegelen sellega täna, et kui ma kuskile tippkoondise juurde läheks, et selleks... Ei Eesti koondis helistaks, et Team Estonial on uut pealikku ja ei läheks. Ei, täna ei läheks veel jah, et isegi kui tõesti tuleks mingi väga hea pakkumine, siis ma kindlasti veel paari aasta jooksul ei läheks, et Okei, aga vaikselt hakkame otsi ka kokku tõmbama, siis küsiks, kuna sul on nagu, ütleme siis mingid altminekud või ebaõnnestuvad nii sportlasena kui ka tegelikult väga suure altminek siis või ma ei tea, õnnetu olukord treenerina, et kumbaga nagu raskem toime tulla siis oli või ma ei tea, kas enda karjääri lõpetamine on kuidagi võrreldav sellega, kui sul hoolealused Seefeldis sikku teevad või tegelikult neid ei saa nagu võrrelda, et üks on ikkagi enda asi ja teises on mingi kellegi peale ikkagi nagu näitama, et sellest ju võiks kiiremini üle saada. Ütleme nii, et see pettumus oli kindlasti suurem nagu treenerina, sellepärast et spordis olid ikkagi rohkem asjad minu enda kontrolli all. Ma tegin ju teadlikke valikuid, et ma panen oma keha nagu mis iganes tasemel veel rohkem proovile, ma kompan neid piire selle nimel, et ma oleksin nagu seal, kus ma soovin olla. Et võib-olla see pettumus on nagu suurem nagu treenerina, et spordis ma tegin ju ise nagu mingis mõttes ma tegin teadlikud valikud, on ju, et alati on kuskil on see õnn ja on see ebaõnn, on ju. Et aga jah, et ma arvan, see pool oli nagu ebaõiglasem, ütleme nii, see treeneri... Mulle niimoodi välisel vaatlusel tunduks ka, et kui lõpuks on nii, et ma selle asja lahendan peeglisse vaatamisega ära, siis on nagu tegelikult ju hästi, aga kui sinna peegli ette peaks veel mingid sellid ilmuma, keda sinna kunagi ei ilmu, ma ei tea, kui palju, mis põhjendusi, mis iganes seal on, et kas need siis seda asja kuidagi paremaks teeks või mitte, pole üldse kindel. Kuule, aga nüüd me oleme juba tund ja 20 minutit siin jutustanud. Võib-olla küsiks nii, et ütlesid sul ju poeg ka tulevane olümpiasprinter loodetavasti. Mis on võib-olla need asjad, mida sa nagu oma karjäärist, nii sportlas kui treeneri karjääris siis nagu kaasa võtad või mida sa talle õpetad, mida kindlasti peaks tegema, mida kindlasti ei tohiks teha, ühte asja me teame kõik, mida ei tohi teha, aga nagu kui doping nagu kõrvale jätta, et mis need kõige suuremad õppetunnid võib-olla, mis sa talle andnud juba oled või plaanid anda on? No täna on see, et ma ütleme, et treeningprotsessi ma sekkunud ei ole, et kuna treener on minu vend Asko, siis nemad toimetavad selle nii-öelda treeningprotsessiga. No võib-olla mõtlengi mitte nagu tehniliselt. Aga jah, millest me nagu rääkinud oleme ja meile meeldib mõlemal nagu saunas käia ja saunas alati on ikkagi sport on jutuks, siis kindlasti ta uurib just neid asju, et millest ma tegelikult olen ka rääkinud, et sa alati saad ainult ise kontrollida iseenda sooritust. Et seal ei ole mitte mingit vahet, kes on su vastas, kas su vastas on olümpiavõitja või on sinust reitinguga kehvem sportlane seal stardijoonel, kuhu me nüüd saanud oleme.
seal on kõik võrdsed, kõigil on võimalus. Ma ei räägi nagu sellest eelsõidust, kui sa lähedki sinna, noh, me ei saa nagu, ma ei tea, maailmas imesid sünnib väga vähe mõned, aga kui su ikkagi reiting on seal 200, siis sa ei pääse 30 paremal. Aga kui sa pääsed sinna 30 paremal, järelikult heal päeval on sul võimalus sõita finaalis. Ja siis ma ütlengi, et see on ainult su enda kontrolli all. Ja treenitus samamoodi, kõike, mida sa teed, saad ainult teha, et ma olen ise parem, et sa ei saa keskenduda sellele, et ma saan nüüd temast või kolmandast jagu. Ma saan ise oma nii-öelda sooritusega siis neid hea soorituse nii-öelda tulemuseks saada. Et see on see, ja need strateegiad ja need, et kuidas sa pead ennast seal stardijoonel ennast mingis mõttes ükskõikseks tegema või ka mõnele kehtestama kuidagi äkki või? Jaa, mõnele 1-0 juba seal stardis tegema. Noh, kas või oma pilguga on ja. Et pigem neid asju. Sellised nippe ühesõnaga ja sellist alati suurtel võistlustel, kui seda nüüd noorteklassis on kohal olnud, siis ma olen üritanud ka ise kohal olla ja see, et kui sa vaatad selle eelsõidu ära ja ta sinna finaalidesse juba läheb, et seda nõu ma ikka annan, et kuidas nüüd, kus positsioonil sellel raja osal olla, et pigem ma olen nagu selle poolega nagu abiks, jah. No ja võib-olla siis viimaseks küsiks sellise asja, sa ühe asja juba tõid välja, et kõige nagu raskematel aegadel sa jalutasid väga palju looduses, mis sul aitas. Kas sul oli veel mingit sükest nippu või midagi, mis sa soovitaks inimesele või sportlasele, kes nagu tunneb, et noh, päris meel on ikka päris must ja võib-olla ilm on kehva, et mis siis teha? Ma arvan, et tegelikult hea on rääkida näost näkku. Et kindlasti peab olema vahet pole kas sportlane või inimene niivõrd palju tugev, et ta teadvustab endale selle mure või probleemi olemust. Et seda mitte nagu arvestada, et seda ei ole on ju, või seda kuhugi lükata, kui see reaalselt on käes, siis see on nagu kõige valem, vääram asi, mis me ise endale teeme, et me lükkame seda protsessi ainult edasi. Aga sa pead endale seda teadvustama ja see, kuidas sa sellest siis välja tuled, on, ma arvan, juba väga individuaalne. Kes vajab professionaali abi, kes tahab lihtsalt kellegiga rääkida, või siis väga hea variant ongi see, et nagu ma ütlesin, et mitte juua pudel veini, vaid minna loodusesse, nautida seal liikumist ja siis nii-öelda sul tulevad juba head mõtted pähe ja mis aitab sul nendest negatiivsetest olukordadest üle olla, aga sa pead endale tunnistama, et nüüd on see aeg käes, kus on tehtud viga või siis on see vigastus või see probleem, aga sa pead endale seda teadvustama. Kui sa seda ei teadvusta, siis see protsess läheb väga pikaks ja see võib veel kurnavam olla kui see reaalne asi, mis on juba juhtunud. No väga head mõtted. Aitäh, Anti, et leidsid aega, tulid kaugelt Haanjast, nüüd ajad Tallinnas asjad ära, paned Haanjasse tagasi ja sa ütlesid küll, et sa rahulikult sealt toimetad, aga mulle tundub, et sa ei tee väga paljusid asju rahulikult, et ikkagi täie hingega ja seda ka niimoodi. No ikka, ega ma Haanjast tahan ka, et Haanjast saaks väga äge ja väärt keskus, kuhu siis tahaks et tuleks palju külastajaid ja õnneks ma selle 5 aasta jooksul olen Haanjast teinud väga ägeda keskuse juba loonud oma tiimiga, nii et meil on palju külastajaid, meil on ägedaid võistlusi ja eks ma panustan edasi. No suurepärane, mina soovin Haanjasse palju lund ja palju külastajaid siis ja kuulajatele aitäh! Loodan, et osa meeldis ja 2 nädala pärast kohtume taas. Aitäh! Bye.